Muinasjutud on sellised lood, mida põlvkonnast põlvkonda jutustatakse ja viimasel ajal ka kirja pannakse, ette loetakse ja jutustatakse. Ja kes on näinud filmi Dr. Parnassuse Imaginaarium, see teab, et maailm põhineb jutustamisel ja juttudel. Ja täna õhtul on muinasjutt, mida me tunneme pigem Disney multifilmi variandi järgi ja me üldse ei mõtle, et oli hoopis blond alguses ja tema silmad olid kirstus mustad, mis tähendab, et laip ei olnud lagunenud ja palju selliseid asju on ajas muutunud, aga ja järjest muidugi nunnulikumaks. Need uued variandid on nunnutavad ja poliitkorrektses maailmas ei tohigi me mõnel pool enam rääkida, sest see on nagu Euroopa keskne, et kõik oleks korrektne. Saab olla röövlid, võivad olla soomlased, võivad olla laplased, võivad olla laibaõgijad, kurjad vaimud. See funktsioon on see, et röövlid ja laibaõgijad on siis alati paremad, et see on selle, miks neid niimoodi võetakse. Ja mida siis, kui jõuab metsas päkapikkude majja või soomlaste majja, mida nad siis seal laua peal süüa juua leiavad. Nii et muinasjutud tõesti muutuvad ajas. Selline allaheitlikkuse võrk kujudab täiesti vastandlik, ta on valmis teenima, kõiki koduseid töid tegema, küpsetama, koristama, patja kloppima, voodit tegema, tolmu pühkima ja nõnda edasi, ta on selline allaheitlikkuse võrk kujudab. Lõpuks elab õnnelikult, kuni surnud ei ole, eks ta mõnestud lõpevad ja kuri saab karistuse, peab surema, kas ta tantsib punastes hõõgumaetud raudkindades surnuks või hukatakse ta mingi muul viisil, see ei ole tähtis, aga tähtis on just see, et hea võidab ja see hea on tingimata allaheitlik